suur rahvatantsu, võimlemise ja muusikaõhtu, nõnda nimetatud festivalgala, korraldati Jäästaadionil, kuhu kogunes üle 10 000 pealtvaataja, kes soojalt tervitasid osavõtjaid mitmelt mandrilt, nende hulgas võimlejaid nagu Toronto Kalevestieni tüdrukud, New Yorgi Metro Estonian Rhythmics ja Rootsi Malmö tüdrukud, kellede kauaaegne juht Leida Leesment oli ka terve festivalgala üldrežissööriks. Välkomna kära svenska landsmän. Most welcome to all our guests from Great Britain, Canada, Australia and the United States. Et soyez les bienvenus tous nos amis de France et de d'autres pays francophones. Herzlich willkommen unsere deutschen Gäste. Y bienvenidos amigos de España y de América Latina. Tervetuloa Suomen toimalased. Здравствуйте, дорогие русские други. Tõsiselt mõeldud, naljana vastu võetud. Eestlased kõikidelt maal. Minu nimi on Käbil Aretei, mitnamdi Käbil Aretei. Ja minu nimi on Andres Küng ja heter alltså Andres Küng. Meningen är alltså att Gabi och jag ska njuta av den här festivalgalan tillsammans med... Käbiga koos olime tulnud nautima näiteks tuljakut, Ni har alltså varit drygt 35 år i Sverige. Under den tiden vunnit respekt och beundran hos de svenskar ni haft att göra med. Jag delar denna Rootsi kultuuriminister Jan-Erik Wikström, üks 4 ministrist, kes katkestanud oma puhkust, et Estole head kordaminekut soovida. Üks 4, aga ka ainus, kes julgeb meid varsti ka eesti keeles tervitada.
både i landsflykten så länge den nu varar och i ett fädernesland Estland. Med de orden vill jag tacka för inbjudan till den här festivalgalan och på den svenska regeringens vägnar önska fortsatt framgång under den estniska världsfestivalen. Elago Esto, Elago Eesti, Elago Estlased. Lõpuks vähemalt rootsi-eestlastele tuntud mängulaul Små grodorna, väiksed konnapojad. Kultuurilt üle poliitikale, sest Esto 80 oli teatavasti ka poliitiline manifestatsioon.
Sellepärast korraldati 3. ülemaailmne rahvuskongress Stockholmi kultuurihoones. Kogu Eesti rahva nimel võeti siin vastu appell, kus kinnitati muuseas jätkuvat ühtekuuluvust rahvaga okupeeritud kodumaal. Appell lõppes järgnevalt. Eesti rahva võitlus ei lõppe, enne kui ta ise saab korraldada oma elu suveräänses riigis, kus on tagatud inimõigused ning valitseb vabadus ja demokraatia. Esto 80 polnud aga mitte ainult kultuur ja poliitika, vaid ka seltskondlik koosviibimine, nagu siin Stockholmi linnamajas Mälari järve kaldal. Selles nõndanimetatud sinises saalis korraldatakse iga aasta Nobelipall, seekord ka Estopall. Tants aga toimus mitte siin laudade vahel, vaid üks korrus kõrgemal kuldses saalis, nagu Nobeli pidustuste ajalgi. Tantsu oodates võidi vestelda lähedaste tuttavatega või kaugelt tulnud tundmatutega. Või võidi lihtsalt vaikida, sest kus sa seda pidutuju ikka võtad, kui süüa pole veel saanud ja tants polegi veel alanud. Aga hiljem oli pidutuju seda suurem kui siin veel õhtu alguses. Ja tung pallile oli nii suur, et seda pidi isegi kordama. Aulauas võis ära tunda. Näiteks rahvatantsujuhatajat Toomas Metsalat Torontost abikaasaga, Esto 76. esimeest Kaljo Poppi Baltimore'ist ka abikaasaga, Ilmar Pleeri, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu endist esimeest Ühendriikidest, Arnold Toomsalu Hamiltonist Kanadast abikaasaga, Esto 80 esimeest Riks Norvili oma abikaasa Kaareniga, Riksi venda tütrega ja nii edasi. Ja ometi tuleb söök. Pärast eelrooga lõhekalakanapi ja sinepikastmes serveeritakse siin varsti pearoog, põdrapraad tarretises, salati ja kastmega. Ja hiljem veel murakaparfeed kohviga. Oleks vaid kaasas olnud.
Ja veel kord Tuljak, Kalev Estieni eliitvõimlejatega Evelyn Koovi poolt koostatud vahekavas. Valjaajal hääletati ka Miss Esto kandidaatidele. Nende hulgas Miss USA Kristi Merilo, kes tuli 3. Ja tema kõrval Miss Saksamaa Marika Blossfeldt. Teadustaja oli Ivo Krents, tavaliselt Rootsi TV-uudiste diktor. Miss Rootsi Kadri Teer tuli teiseks. Võitja ühesõnaga Miss Kanada Helle Leitham, võimlemispedagoog Montrealist. Keda kroonis Esto esimees Riks Norvel. Esto osavõtjatele korraldati ka spordivõistlusi, näiteks laskmist ja golfi, tennist, jalgpalli ja kergejõustiku siin Stockholmi staadionil, mis ehitati 1912. aasta olümpiaadiks. Esto ajal tõugati kuuli ja heideti ketast, hüpati kõrgust ja varsti kaugust. Mõni valmistas end ette 88. aasta olümpiaadiks. Või isegi juba 84. aasta mängudeks. Võitja jookseb oma 100 meetrit 12 sekundiga, aga ega kõikidel polnud sama kiire. Mõnel ka pikem jooks kui otsetormajatel.
siin on nüüd võrkpallifinaal naistele hakkamas. Minu nimi on Reit Juhandi ja mina olen võrkpalli organiseerija Esto ajal siin Stockholmis. Ma mõtlesin natukene vestelda meeskonna kaptenitega ja ma hakkan Austraalia kapteniga. Kuidas siin Esto ajal on olnud? On teil meeldinud? Väga hästi, jaa. Mis on eriti huvitav siin olnud Esto ajal? Ma ei tea, kõiki asjad. Eriti võrkpalliturniir võib-olla. Jaa. Kuidas arvad, et tänane mäng nüüd läheb siin finaalis? Väga hästi, ma mõtlen. Olete palju koos treeninud? Ainult 5 päevad. Ennast seda ainult, ma ei tea. Tänan väga. Küsima Alingsåsi kapteni käest ka. Kuidas sina arvad, et tänane mäng läheb? Ja, ma arvan, et see jääb raskeks meil, aga me proovime. Olete teie ka palju koos treeninud? Ei ole 2-3 korda ainult. Teil on ju eilsed mängud ka nagu treenimiseks. On ju võimalik võtta, nii et vaatame, kuidas täna läheb. Ja, eks me näeme. Kuidas muidu on teil Alingsåsiga siin Stockholmis meeldinud? Jaa, meil on väga hästi meeldinud. Kus te olete elanud? Me oleme vähän igal pool, mõned on hotellides, mõned on nende juures, keda tunnevad ja niimoodi, nii et see on. Me oleme laiali linnas. Mis Alingsåsi kapteni nimi on siis? Mari Varman. Ja Austraalia kapteni nimi on? Ingrid Randva. Ma ütlen õnne kaasa enne finaali. Tänan väga. Alingsåsi meeskond võidab küll varsti selle palli, aga terve matši võidavad Austraalia sinitüdrukud 2-0. Sama tulemusega võidab Austraalia meesfinaali Stockholmi üle. Siin Humlegårdenis kogunevad inimesed Esto ehk kõige võimsamaks manifestatsiooniks. Rongikäik läbi Stockholmi südalinna. Osavõtjate hulgas peapiiskop Konrad Veem, Esto 72 esimees Robert Kreem Torontost ja Rootsi-Eesti komitee esimees Heinrich Mark. Stockholmi trammimeeste ja teiste orkestrite saatel kujunes vabadusmarss võimsaks võidumarsiks. Nagu kogu Esto ajal oli ülimat õnne ilmaga ja suurt poolehoidu saavutati Rootsi pealtvaatajatelt mitte ainult siin Kungsgatanil, vaid ka Rootsi ajakirjanikelt lehtedes, raadios ja TVs, kus Esto ajal näidati rohkem huvi kui kunagi varem eestlaste ja Eesti vastu. Rohkem huvi kui olid julgenud loota isegi suurimad optimistid. Rongikäigus ei marssinud mitte ainult vanemad ja nooremad eestlased, nooremad, kes saavad siin rongiga isegi sõita, vaid ka nii mõnigi rootslane marssis meiega kaasa. Siit Kungsgatanilt kuni Kungsträdgårdenini, kuhu kogunes umbes 25 000 inimest. Nende hulgas eestlasi Taanist, Soomest,
Prantsusmaalt, muidugi ka Kanadast, Ühendriikidest, Austraaliast, Inglismaalt ja nii edasi. Kokku umbes 30 maalt. Frihet åt Estland, kõlasid demonstrantide hüüded. Freedom for Estonia, vabadust Eestile. Stockholmi trammimieste orkester oli varem võtnud osa Esto vabadusmarsist, pallidest, laulupeost, nüüd ka rahvapeost. Tallinna siluetti olid nad vaevalt enne näinud, aga Stockholmi Esto pidustused meeldisid muusikutel nii, et lubasid tulla ka järgmisele Estole, Torontos. Rahvapidu korraldati Älvsjö suures messihallis, kuhu kogunes üle 5000 inimese. Nad võtsid osa Rootsi läbi aegade suurimast pidusöögist. Juba laudade katmiseks läks vaja 110 isikut, kes tarvitasid peaaegu 2 kilomeetrit laudlinu. Ja toitude valmistamiseks töötasid 12 kokka 7 päeva, kasutades muuseas 270 kilo heeringat, 800 kilo lõhet, 950 kilo räimi, 900 kilo põdrapraadi ja nii edasi. Ja küll see kõik kulus ära, sest enne rahvapidu oli samas kohas ja samal päeval läbi viidud ka Esto laulupidu. Kõik rahvapeost osavõtjad olid kirja pandud 4 nimestikku, piletinumbrite, laudade, asukohamaade ja oma endi nimede järele. Selleks, et inimestel oleks kergem leida üles vanu sõpru ja tuttavaid, keda poldud ehk üle aastate kohatud. Nii et küll jutuaineid leidus külalt laudades. Ja kes ei viitsinud enam juttu ajada, võis kõrval diskoteegist tantsida või muusikat kuulata.
80 koori kogu maailmast võtsid osa laulupeost, kus lauldakse Juhan Aaviku Hoia Jumal Eestit Jüri Raidi juhatamisel. Järgmisena Mart Saare Leelo Harri Kiiski juhatamisel.
Miina Härma veel kaitsekange Kalev Rooman Toi juhatamisel. Ning lisapalana veel Konstantin Türnpuu lahkumise laul. Ja nii lõppebki Esto 80 Stockholmis. Tere tulemast Esto 84 Torontos ja Esto 88 ikka veel maapaos või juba vabas Tallinnas.